kõikidele, kes on siia juurde tulnud. Rõõm näha teid, kes on tulnud kaugemalt, kes lähemalt. Ja aitäh Merikesele ka heade sõnumite eest. Merikest on ka alati hea kuulata. Ja miks teda on alati hea kuulata, ongi see võti ongi selles, mis ta ütles seal oma selles tunnistuse lõpus. Ta ütles, et ma küsisin vaikselt niimoodi issanda käest, et mida ma pean siis ütlema. Et see on see võti. Ja siis issand annab rääkida ja see on see, mida me tegelikult ju tahame. Et Püha Vaim räägiks. Ja see on see, mis on laulude raamatus on öeldud niimoodi, et issanda sõna on mulle kallim kui koormatäied kulda. Koormatäied kulda. Et kui paljudel meist üldse on isegi väikene kullakangikenegi kuskil, ja sa räägib seal lausa koormatest. Ja nüüd vist tuli välja, et seal Ameerikal, kellel on kõige suuremad kullavarud, seal Fort Knoxis, et seal vist nagu kahtlustavad, et osad kullakangid on vist kuskile nagu rändama läinud, kas ise või kellegi abiga. Aga see selleks. Aga mida piibel ütleb, on see, et see on nii kallis. Ja miks see on kallis? Sellepärast, et kuld on ka väga kallis ja ilus ka veel silmadega vaadata. Isegi piibel ütleb muuseas seda, et kuld, mis oli silmaga hea vaadata. Aga kuld ei saa ise ju ka isegi, kui me nüüd piibel räägib kullast, siis kui ka raha mõistes, siis ka see ei saa kõiki sinu vajadusi täita. Kes aga saab, see on meie issand, kes on reaalne ja ka täna siin. Ja tõesti väga hea ülistus oli, väga hea oli laulda, eriti need laulud väga hästi valitud ja väga hea sõnumiga laulud ja see viimane niisugune tugev laul ka veel lõppu sinna ja oli kohe tunda, et vaimses maailmas midagi juhtus ja selline rõõm tuli ja täitis mind ka ja ma usun, et sind ka. Et siin nüüd mõned kuud tagasi ja ma tundsin oma südames, et ma issand tahab, ma ikkagi räägiks ja õpetaks jätkuvalt usust, nii et siis vol 3 või vol 4 juba, vol 3 peaks vist olema. Et kuigi see on teema, millest ma ikka jälle räägin kogu aeg, sest et see on see, mille issand mulle andnud. Aga vahest on tõesti nii, nagu Merkigi ütles, et sa küsid ja siis sul tuleb mingi sõnum ja siis sa lähed ja räägid seda kogudusele, sellepärast, et on inimesi, kes võib-olla just konkreetselt seda sõnumit vajab. Ja ükskord ma küsisin ta käest, et aga miks see siis niimoodi on, et ma tean, mis mu kutsumine on ja mida ma pean rääkima ja siis lihtsalt aeg-ajalt annad mulle mingeid muid sõnumeid ja ütled kohe konkreetselt, et mine räägi sellele inimesele, mis on tegelikult prohveti ülesanne ja mina ei ole prohvet. Ja siis ta ütles mulle et sa oled ainukene nii-öelda saadaval inimene hetkel praegu tema jaoks. Ja nii on, et kui sa oled saadaval talle, näed, koer on ka vaimustuses sead. Et siis issand kasutab sind, et sa võid seda täiesti kogeda. Ja isegi kui sa tead täpselt, mida sa pead tegema, võib vahest tõesti olla niimoodi, et mingid teised ülesanded ka võivad su peale tulla, et näiteks järsku ühel hetkel kuskil mingis olukorras sa tunned, et sa oled nagu evangelista. Kohe selline vägi tuleb su peale ja sa kohe, ma mäletan, mul on niimoodi olnud mitu korda, et õpetajad tavaliselt on sellised rahulikud inimesed, räägivad niimoodi rahulikult ja ma mäletan, ma olen olukorras järsku tunned, et vaim tuleb su peale ja ma ise ka mõtlesin, et kas ma olengi nüüd siuke, et kõik kohad on mind täis ja käed ja jalad ja kõik ja aga see oli lihtsalt see hetk. Nii et kui sa kõnnid koos issandaga, siis võib sellist asju juhtuda. Aga ometigi, kui issand on kutsunud sind vaimulikku tööd tegema, siis sa pead käima selles kutsumises ja siin ka mõned kuud tagasi siin issand jälle ütles mulle, et kuule, et ikkagi sa pead usust rääkima jätkuvalt ja siis ma ütlesin, muidugi loomulikult ma lähen ja räägin, sest mul on selle usu kohta ka kõige rohkem ilmutust. Ja siis oli nii tore, et üks päev siis Merike ja Helena siis tahtsid muga kokku saada ja nad ei öelnud ka, miks lihtsalt tahtsid kokku saada ja miks mitte, et saame kokku, räägime, ikka on ju tore usklikutega kokku saada ja kes jumalat tunnevad. Ja saime siis seal Kristiine keskuses kokku ja siis Helena hakkas seal rääkima ja Merike ka veel kinnitas, ütles, et sa võiksid ikkagi rohkem usust rääkida. Aga seda oli mulle issand juba varem öelnud, nii et selline kinnitus tuli nagu Helena kaudu ja Merikese kaudu ka, nii et
et ja Helena oli siis, see oli siis eelmise aasta, ma ei mäleta, kas see oli oktoobris või novembris, kui ma olin Laitses, siis ta oli saanud just sellise nägemuse, et kui ma sellest usust rääkisin, ma mäletan, kas see oli vol 1 või vol 2, et siis ta nägi, kuidas vaimses maailmas kõik täitus nagu suitsuga nagu tempel Hesekieli raamatus ja ma mäletan, et olid ka väga asjalikud ja väga sellised püha vaimu poolt juhitud sõnumid. Aga me jätkame sellel teemal ja see on ka see võti, mis tegelikult avab sulle isiklikult selle, mida ka nagu Merike mainis siin, et kui sa oled seal puuris ja ma mõtlesin selle puuri näite peale ja keegi kunagi ütles niimoodi, et linnukene, kes seal puuris sündinud on, tema laulab seal puurikeses, aga kui sa vabaduses selle linnukese sinna puuri panna, et siis ta ei laula seal mitte kunagi enam. Aga ma mõtlesin selle jutu peale ja siis ma mõtlesin, et kui sa kristlasena sa tunned, et seda laulu ja rõõmu ei ole sinu sees enam, siis see on nagu märk sellest, et sa oled ka seal puuris. Et siis nagu sa peaks nagu mõtlema nüüd, et peaks midagi ette võtma selle puuriga ja nagu Merike rääkis, et oleks vaja võib-olla hakata kaevama ja otsima issandat. Ja nüüd selle usu juurde tulles siin nüüd tagasi, tahakski siin mõningaid selliseid toredaid kirjakohti ka käsitleda, võib-olla täna natukene rohkem. No vaatan, kellelgi piiblit kaasas ei ole, noh, pole midagi. Et kuula siis või vaata oma telefonist. Heebrealastele kiri muuses väga palju räägib ususta. Just jälle lugesin selle läbi. Vaatasin, issand, nii palju asju on siin usust räägitud. Küsisin, mis sa siis tahad? Heebrea 11.1, eks ole, puhas klassika. Aga sealt edasi ka veel. Ja no mulle üldse niimoodi, et piibli lahti hakkad lugema, mõtled, et mul on nagu aega, et loeks tund aega piiblita. Aga küll on raske tund aega piiblit lugeda, sellepärast, et juba esimese 10 minuti jooksul midagi juba issand ilmutab sulle, siis sa võtad oma selle kaustiku, hakkad sinna kirjutama ja lihtsalt nagu mõtled, et juba voolab jälle, et ma nagu mõtlesin, et ma loen nüüd rahulikult lihtsalt tund aega piiblita. Aga see on see, kui sa kõnnid koos issandaga osalduses ja ta räägib sulle asju. Siis ta ka tõesti räägib. Ja ma mäletan, tulles korra veel selle Merikese sõnumi juurde, ma olen seda varem ka rääkinud, aga asju tulebki rääkida. Üks mingisugune selline teaduslik nii-öelda fakt ütleb seda, et inimene esimesel korral omastab maksimaalselt heal juhul 1/3 sellest, mida räägitakse. Ehk et siis, saate ju isegi aru, et ühest ja samast asjast miinimum peab ju rääkima vähemalt 3 korda siis. On ju lihtne matemaatika. Aga mina olen isiklikult nende aastate 10 jooksul avastanud, et see on nagu väga minimaalne ja rääkima peabki ühest ja samast asjast 10 kordi. Ja muuseas, selliste tunnistuste andmine on väga okei. Et sa võid tulla rääkida tõesti mõnest tervenemisest, mis juhtus võib-olla sinuga 20 aastat tagasi. See on täiesti okei ja rääkida ja julgustada sellepärast, et sa võid tunda oma südames, et sa peadki sellest rääkima, nii nagu Merike rääkis praegu oma kogemusest, mis tal oli ka 20 aastat tagasi. Nii et sa ei pea niimoodi mõtlema, et kui Jumal mind kunagi seal millalgi aastakümneid tagasi tervendas, et kas ma siis nüüd sellest enam peaks rääkima? Ikka, jaa, see on täiesti okei rääkida. Et esiteks see julgustab kedagi ja kui sa tunned, et sa peaksid seda ütlema, siis tõenäoliselt see on kellegi jaoks oluline. Et kas siin olijatest või keegi, kes hiljem vaatab YouTube'is seda, Alan siin teeb väga head tööd, et siin lõikab ja paneb ja kõik ja väga hea töö, et tunnustame Alanit ja Viiret ka, et nende väga hea panuse eest sellesse evangeeliumi levikusse. Ja et nüüd usk, sa kindlasti oled seda sõna kuulnud ja usk, millest piibel räägib, millest evangeelium räägib. Ja muuseas Jeesus ise ütles, Jeesus käskis uskuda. See ei ole lihtsalt, et usun, ei usu, valiku küsimus, ei. Mäletate, kui te võtate lahti Markuse evangeeliumi, siis esimeses peatükis seal kohe Jeesus ütles, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Nii et see on tema sõnum, tema käsk. Ja tema siis nii-öelda Johannes, eks ole, kes siis nagu Jeesusel seal väga nii lähedane oli, on ju, selline noor Johannes seal. Ta ju hiljem kirjutas oma kirjas, et see on Jumala käsk, et te usuksite. Nii et uskumine, see on Jumala käsk. See ei ole lihtsalt, et tahan usun, tahan ei usu. Et muidugi oma sellises praktilises elus tõepoolest see on valiku küsimus, kas sa usud või sa ei usu. Ja kui mina räägin usust, siis mina ei räägi maailmavaatest.
et see on nagu hästi oluline, et kui sa kuuled seda sõna usk, siis ma ei räägi maailmavaatest. Ma isegi ei räägi sellest usutunnistusest, mis seal 4. sajandil vastu võeti Nikaia kiriku kogul, mis on ka täiesti okei ja nagu te võib-olla teate, kui te olete käinud traditsioonilistes kirikutes, olgu see siis seal katoliku kirik või õigeusu kirik ja ka luteri liturgias ju iga kord ju seda usutunnistust seal öeldakse. See on täiesti okei muidugi see usutunnistus, sest see on ju see, mida me kõik niimoodi koos tervikuna kirik usub. Aga ma ei räägi ka sellest usust. Et ma räägin sulle usust, millest evangeelium räägib ja mille läbi sündisid asjad. Ja ma räägin sulle usust kui vahendist. Kui vahendist. Kui instrumendist. Ja nüüd ongi see Hebra 11.1. Ma loen sulle selle kirjaga, võib-olla sa oled ka seda 100 korda juba kuulnud, aga ja ka nendel inimestele, kes on võib-olla sama palju aastakümned olnud usklik või rohkemgi veel, võib-olla natukene vähem kui mina. Te kõik mäletate ja olete kindlasti lugenud neid kunagi oli selline, ma ei tea, võib-olla see liikumine natuke niisugune võib-olla kõige adekvaatsem sõna, aga ütleme niimoodi liikumine. Oli selline liikumine nagu ususõna liikumine. Ja te kõik ju teate Kenneth Haginit ja seda nime ja kõige seda usuõpetust ja kõiki neid raamatuid. Mina nõukogude ajal sain usklikuks ja ma mäletan sellised masina, mäletate, noorem inimesed isegi ei teagi, et siuke asi eksisteeris, aga eksisteeris siuke asi nagu trükimasin, kus oli nagu arvutis, aga siuke mehaaniline, panid paber sinna vahele, siis trükkisid. Ja ma mäletan neid Kenneth Hagini raamatuid, neid trükiti sellistele suitsupaberitele, mis nagu niimoodi pandi seal mingi, ma ei tea siis kui palju, mingi 5-6 tükki sinna niimoodi kokku, pandi sinna masinas, siis niimoodi trükiti. Ja siis sellised raamatud ringlesid. Ja üldse selline kuskilt vaimulikku kirjandust ei olnud võimalik saada ja siis mõned tõid neid sala üle piiri ja igast asju juhtus. Selliseid seiklusi seal nendega ka seal piiride peal ja nii edasi. Märt Vähi on ju rääkinud nendest päris palju, kuidas seda isegi seal kinni võeti ja mõneks ajaks natukene saadeti sinna betooni ka niimoodi vaatama ja nuusutama, aga ta pääses sealt välja koos oma naisega ja issand ikkagi aitas ta välja sellest olukorrast. Et ja te nagu mäletate seda liikumist ja sellest liikumises õpetati ja räägiti väga palju selliseid häid ja õigeid asju. Aga nagu ikka selliste õpetamistega ja rääkimistega ja sõnumitega on, et kas meil on seal mingi konflikt või? Teeme eespalvet või? Et siis on nii, et ütleme ikka täna õhtul siin, et ma räägin asjadest, mis on nagu kõige olulisem, mida ma ka tihtipeale ütlen, kui ma rahvas olen, et mis on nagu kõige olulisem, on see, et sa süda on avatud ja et püha vaim ilmutaks sulle, just sulle isiklikult, mida ta tahab sulle täna öelda. Sest et ükski sõnum, mul isegi see sõna jutlus väga ei meeldigi, aga ütleme jutlus, ükski sõnum ei ole kunagi täiuslik, sest sa kunagi ühe korraga kõiki asju ära rääkida. Ja alati on seal mingid muud asjad ka veel, mis kaasnevad. Ja ma mäletan, kui issand ütles mulle, et mine ja õpeta ja räägi mu rahvale usku ja kõike sellega seonduvat, siis usk on niivõrd fundamentaalne teema, et sellega seonduvad kõik asjad. Et ei saa ju olla usku ilma osaduseta, millest ma ka väga palju räägin. Ja Piibel ütleb, usk on tegeva armastuse läbi, eks ole, ja seal on palju erinevaid asja, sa pead rääkima, eks ole, et see usk toimiks ja nii edasi. Nii et tegelikult võiks väga paljudest asjadest rääkida. Ja selles liikumises ka, ma tean, et seal on ka varasematest aegadest olnud inimesi, kes läksid sellega kaasa nagu minagi. Ja kes võib-olla hiljem pettusid, et ma mäletan igasuguseid lugusid sealt enda elust ja ka teiste inimeste eludest, et kuna tollel ajal usku rõhutati väga just selles võtmes, et sa pead rääkima asju, sa pead välja ütlema asju ja tunnistama. See tunnistamine oli selline väga niimoodi rõhutatud asi ja ma mäletan üks raamat, üks Charles Cappsi raamat oli sõnadest, mida müüdi seal ka USA-s vist seal ikka 10 miljoneid ja see lõpuks tõlgiti ka eesti keelde ja see oli väga selline pop raamat ja Kenneth Hagin ise ka väga palju rääkis rääkimise poolest. Ja siis ma mäletan, et ma ei tea, kui palju teist siin seda mäletan, ma tunnen, ma pean seda natukene rääkima praegu. Et siis ma mäletan, et siis olidki niimoodi, et kui sa kuskile nagu läksid, siis kõik muudkui tunnistasid, et ma olen seal Jeesus Kristus vermetele terveks saanud ja ma olen vägev temas ja suurem on see, kes on minu sees ja nii edasi ja mul on meelevald Jeesus nimes ja kõik see oli nagu okei.
aga mingil hetkel inimesed avastasid ja mina ka avastasin, et noh, et lihtsalt selline rääkimine nagu ei viinud eriti kuskile, et ainukene koht, kuhu see rääkimine välja viis, oli see, et sul lõualuu väsis ära. Ja kui sa jätkasid selle tegemist, sul hakkas pea valutama, keel läks paksuks ja igasugused sellised veidrad asjad sündisid, aga seda tulemust nagu ei tulnud, mida sa seal tunnistasid. Et ehk, et ja ma olen hiljem muidugi, ma olen peaaegu kõik need Kenneth Hagini raamatud läbi lugenud ja mõnda seal mitmeidki kordi ja kuulanud väga palju tema kossette ja tema videosid vaadanud ja ma tõesti nagu huvi pärast vaatasin, et mida ta nagu sellest teisest poolest räägib, mis on siis südamega uskumine ja ta tõepoolest räägib sellest. Ja ma mõtlesin tollel ajal, et ma nagu kuidagi läks see nagu ja ma isegi mäletasin, et ta rääkis neid asju, aga mul kuidagi kogu aeg nagu oli see nagu niimoodi balansist väljas ja ma mäletan, et see fookus oli sellel tunnistamisele, rääkimisel, mis on väga oluline asi kindlasti usu suhtes. Aga vaadake, see ongi see, et sa võid minna nagu balansist välja, võtta ühe asja, hakata seal midagi seda tegema ja eriti veel, kui sa võtad selle niimoodi, et keegi räägib, näiteks mina räägin midagi, aga see ei ole see, et minu rääkimise kaudu püha vaim sulle ilmutab selle. Ja sa võtad lihtsalt selle mentaalselt vastu. Ja nüüd me jõuangi selle teise punkti juurde, et usk see, millest mina räägin, see ei ole ainult mentaalne asi. Hästi oluline. See ei ole selline mõistuslik mentaalne asi, et sa otsustad lihtsalt, et okei, ma usun. Et jaa, loomulikult sinu intellekt, sinu mõistus on seotud uskumisega, sest et sa ju teed oma otsuse, oma valiku, sa loed midagi, sa tuled koosolekule, sa kuulad sõnumit ja siis see sõnum midagi läheb sinu jaoks elavaks. Et tavaliselt, mis sünnib, kui ma usust räägin, mis tavaliselt sünnib koguduses, on see, et sa istud oma koha peal, sa kuulad osaliselt seda jutlust, seda sõnumit, osaliselt sa mõtled mingite oma asjade peale ja siis järsku, mis sinuga sünnib, on see, et sa mõtled võib-olla mingi mingi situatsiooni peale, mingisuguse probleemi peale, mingisuguse puuduse peale, mis võib-olla on pikka aega olnud sinu elus ja sa ei ole sellele saanud vastust ja see tundub, et nagu Ameerika rääkis suurest kuningast, kes nagu üritab lihtsalt tulla ja lämmatada sind ja sa nagu ei näe, sa oled nagu kuidagi ise, sa näed ennast kuidagi nii killukesena, see probleem on lihtsalt nii suur, et nagu elevant toas, eks ole, et sellest ei saa lahti ka kuidagi. Ja siis sa istud seal oma koha peal, sa kuuled mind või mõnda teist jumala meest või jumala naist rääkimas ja siis järsku juhtub sinuga see asi, et sinu sisse, sinu südamesse tuleb valgus ja usk hakkab elama sinu sees. Ja järsku sa nagu näed, aga see on lahendust enda sees, sa järsku näed, et sa tunned kohe oma südames seda, mitte peas, aga südames. Sa järsku tunned, et see probleem on lahendatav. Sa tunned, kuidas selline power tuleb su sisse, selline jõud, jumala vägi järsku tuleb sinu sisse. Ja siis sa näed järsku, see elevant ei olegi nii suur, et ma järsku nagu nii-öelda pooled on nagu vahetunud. Et sina oled nüüd see elevant seal ja see probleem on selline pisikene. Ja see on see, mis usk teeb. Aga nüüd, kui sa võtad selle ainult mentaalselt niimoodi, siis sellel mentaalsusel on ka muidugi oma selline jõud või selline mõju. Aga selles ei ole piisavalt palju seda mõju ja jumala väge, et seda olukorda muuta. Sellepärast inimesed, samamoodi, et ütleme inimesed, kes on jäänud haigeks näiteks ja nad on nagu kuulnud seda, et siis peab nagu ütlema seda, et vaat Jeesuse Kristuse vermete läbi ma olen terveks saanud, siis nad seda ütlevad ja ütlevad ja ütlevad niimoodi ainult mentaalselt, mõistuslikult ja mitte midagi juhtu. Mitte midagi juhtu, sest see ei ole nende südames see usk, see on nende peas ainult. Ja siis inimesed mõtlevad, et huvitav küll, et mulle räägiti ja õpetati, ma loen seda piiblist ka, aga miks seda ei ole siis minu elus? Sellepärast, et see ei ole sinu südames. Et hästi oluline on nagu mõista, et see, mis usk on, ja usk on väga palju, ühelt poolt usk on väga lihtne. Okei, ma loen selle esimese salmi ära ka nüüd kohe siit, siis sa saad isegi aru. Hebra 11.1. Kõik vanemad usklikud teavad seda kirja kohta peast. Ja mulle väga meeldib see 68. aasta tõlge. Jah, see ortodoks tõlge, eks. Aga usk on kindel usaldus. Ja põhimõtteliselt siin võiks nagu punkti panna, eks. Et ühelt poolt usk on hästi lihtne. See on usaldus. No mis siin keerulist saab olla? Punkt, amen, paneme piibli kinni ja lähme koju, jutlus läbi. Väga lihtne. Aga kui sa loed piiblit nii-öelda kaanest kaaneni, siis sa näed, et usk on palju erinevaid asju selles ühes lihtsas asjas, mida piibel ütleb siin, et aga usk on kindel usaldus. Ja niimoodi samm-sammult sa võidki õppida neid asju, mis usk on ja sa saad selle usu tööle enda sees. Ja siis sa saad aru, et see ei ole maailma vaade, vaid see on üks vahend, mis aitab sind elus.
Ja see on see, mida Jeesus rääkis. See oli see, mida Jeesus õpetas. Jeesus ei tulnud ju mingit maailmavaadet, kuigi jah, sellest tekkis maailmavaade ja sellest tekkis kristlus ja see on ka kõik okei. Aga me kõik teame seda ju väga hästi, et üks maailmavaade ise ei saa sind aidata olukorras, kus sa oled näiteks silmitsi surmahaigustega. Okei, sul pea valutab, sa lähed, võtad omal sealt koduapteegist tableti ibukat ja lahendad selle probleemi niimoodi ära. Aga kui sa seisad silmitsi ikkagi väga raskete case'idega, siis ei aita see ibukas sind seal ja ei aita see maailmavaade ka sind palju seal. Mida sa vajad selles olukorras, on Jumala vägi. Aga Jumala vägi töötab koos usuga ainult. Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Nüüd, see kindel usaldus, see on kui sa loed nagu nüüd uuemaid tõlkeid seal eesti keeles või ka inglise keeles, siis see on niisugune kreekakeelne sõna nagu hypostasis. Ja see on niisugune hästi, seda võib tõlkida seal kümnetel viisidel. See on selline, ja seetõttu ka piibli tõlked on erinevates keeltes, tõlgivad seda üksteist väga niimoodi erinevalt. Kuigi seal räägitakse ühest ja samast asjast, aga seda tõlgitakse erinevate sõnade, kuna see hypostasis on lihtsalt selline niisugune keeruline sõna, annab väga erinevaid nii-öelda tõlkeversioone sellest teha. Aga mulle endale väga meeldib see 11.1, see kindel usaldus. Ja ütleme niimoodi, et sellest justkui nagu piisakski. Aga olles ka läbi läinud nendest erinevatest ütleme kogemustest ise ja vaadates ka paljude teiste usklikute nagu kogemusi seoses nende uskumisega isanda tõotustesse, siis jah, ma sain aru, et sellest üksinda nagu ei piisa, et seal on vaja nagu ilmutust, et sa ikkagi päriselt aru saad, mis see usk on nagu nendes teistes elementides ka. Ja nagu ta siin ütleb, eks ole, et see on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse. Nüüd kas on juba 3. või 4. asi, usk, see, mida Jeesus rääkis ja see, mida piibel õpetab usu kohta, on see, et ta on alati aktiivne. See ei ole selline, kui oleks maailmavaade, siis maailmavaade on midagi, mis nagu on passiivselt sinu sees. Et näiteks küsitakse inimestelt, et kas sa usud Jumalasse ja siis sellele küsimusele vastatakse, et ma olen kristlane või ma käin seal koguduses. Et nagu sellele vastatakse maailmavaateliselt. Et see, et sa käid kuskil koguduses, see, et sa ütled, et sa oled kristlane ja sa usud, et jah, et võib-olla mingit osa usutunnistusest või tervet seda osa väga tore, aga see on selline passiivne, eks? Su sees on lihtsalt üks maailmavaade. See ei muuda eriti midagi, eks ole. Aga see ei ole see usk. Usk on aktiivne. Ja juba sellest samast 11.1 ta ütleb, mismoodi see usk peab väljenduma. Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse. See on üks väga aktiivne asi, kas pole nii? Jäta see väga meelde, sellepärast, et nagu ma kuulasin Merikese eelmist sõnumit ka, mis seal YouTube'is juba kenasti üleval on ja seal ta rääkis sellest olukorrast, et issand on talle nagu näidanud ja ilmutanud, et inimesed on nagu, täna sa ka kinnitasid oma sõnumiga seda, et inimesed on kuskil ja justkui nagu ei ole seda läbimurret ja justkui nagu on mingi selline nagu puudu nagu Jumala ligiolust ja inimesed usuvad justkui, aga nagu midagi ei sünni ja ollakse nagu kuskil, nagu vanasti öeldi, et kännu taga kinni. Et siis üks põhjus võib olla selles, et su usk ei ole ootus. See on lihtsalt mingisugune, ta on kas maailmavaade ainult või see on mingi konstanteerimine ainult. Ma olen usklik, ma olen kristlane, ma käin kirikus. See on ilmselt niisugune imelik, naljakas vastus natukene. Kui inimese, kes küsitakse, et kas usud Jumalasse, ta ütleb, aga ma käin selles kirikusse, ma käin seal baptisti kirikus või metodisti kirikus või katoliku kirikus. Aga see ei olnud ju see, mida ma küsisin. Ma küsisin, kas usud issandasse. Nüüd, mida mina mõtlen selle küsimuse all, on see, kas sul on isiklik suhe temaga, elava Jumalaga, kes on loonud kõik selle, mis meie ümber on. Temal, kellel on see vägi. Ma küsinud su käest, kas mis kirikus sa käid. Meil siin ei ole üldse mingit kirikut. Meil on Jumala rahvas koos siin. Püha vaim liigub. Ma ikka ütlen Kristiinale, et aeg-ajalt olen tal ikka öelnud, et see on selline Robin Hoodi kogudus siin.
või nagu Taavet oli enne, kui ta kuningaks sai, siis ta oli ka nagu Robin Hood selline, et tema ümber oli kogunenud igasuguseid erinevaid inimesi, tulenevalt siis oma nii-öelda erinevatest elukogemustest, aga nad tulid kokku ja mulle nagu meeldib see, sellepärast kuna ma olen nagu, minu usuelu on ka niimoodi liikunud läbi erinevate selliste koguduste ja ma olen isegi katoliku kiriku liige olnud 14 aastat. See on muidugi eraldi jutt veel. Seda ma ei hakka täna käsitlema. Aga sellised osadused mulle väga meeldivad, sest et ma ei saa öelda, et need on 100% unfiltered ehk siis filtreerimata, aga nad on üsna palju. Ja see on midagi, mis laseb pühal vaimul rohkem rääkida. Ja see, et sa tuled siia, see on väga-väga hea, see on väga tore. Jumala vaim räägib sinuga siin paigas. Ja mitte mina lihtsalt, ma räägin ka sulle läbi oma andi, mis Jumal on mulle andnud, aga just, et sa kuuled seda, mida Jumal just sulle ütleb. Täna siin paigas. Ja see ootus. Ja sa nüüd küsid, eks ole, et me oleme kuskil kännud aga kinni. Aga see ootus on see aktiivne ootus. Et ma toon väga lihtsa näite, mis täna juhtus. Me hakkasime alguses siin ülistama ja justkui nagu natukene slow oli see asi siin. Aga kohe, kui ma niimoodi panin nagu selle, ma ise vähemalt enda suhtes tundsin, sest et sinu usk on isiklik koos sinu isikliku Jeesusega, eks. Aga ma ka nagu tundsin alguses seda. Aga ma tõsin oma käed üles, ma otsustasin, issand, ma ootan sind, ma ülistan sind kogu südames, mind ei huvita, mida ma tunnen, mind ei huvita, mida ma näen, mind ei huvita, mida ma kuulen, ma käin usus. Selles ootuses, mis mul on. Selles aktiivses ootuses. Ja oligi niimoodi, et ma hakkasin issandat kiitma, väga head laulud olid, väga hea sõnumiga laulud, väga sellised uskud täis laulud olid ja mingil hetkel, tuli see vägi ka kohe niimoodi tugevamalt, oli tunda kohe selline elu tuli ja see on see, mis paneb. Nii et kui see on küsimus on, et kus me täna oleme ja kas me oleme nagu kuskil puuris ja kuidas me sealt välja saame, siis üks võti on selles, et su usk oleks ootus, aktiivne ootus. Ja seda alati palju räägitakse, tuleb jutlustaja üles, ütleb, et nii davai, eks ole, et oleme avatud ja võtame Jumala käest vastu. Ja see on kõik väga tore ja see ongi meie asi öelda seda. Aga et see saaks sinu isiklikuks kogemuseks, pead sina isiklikult oma südame avama talle, et siis tõesti ootama teda niimoodi aktiivselt. Kui paljud teist ootavad palgapäeva? No mõni ikka ootab, jaa. Nüüd mina ei ole küll palgatöötaja, aga ma ootan neid arveid, mis mulle ära tasutakse. Ja ma kohe ootan neid ja kui hakkab üle minema, siis mul see ootus läheb nagu veel rohkem niimoodi aktiivsemaks minu sees ja vahest tuleb võtta telefoni ja helistada või saata väike meilikene. Aga mis toimub, on see, et sa oled võib-olla mitte just konstantselt niimoodi 24/7, aga sa oled üsna sellele lähedale nii-öelda seal teemas sees. Kas pole niimoodi? Ja see ongi see, mis usk on. See ongi see, mis usk on. See selline aktiivne ootus. Mäletate see veritõbine naine, kes oli 12 aastat olnud veritõbine ja ta ei olnud, Piibel ütleb, et ta haigus oli isegi veel pahemaks läinud. Ta oli kogu oma raha ära kulutanud, ta oli käinud kõik teadaolevad ja mitte teadaolevad arstid läbi ja ta ei olnud abi saanud. Aga Piibel ütleb, et ta oli kuulnud Jeesusest. Ja siis minu Amplified Piibel ütleb niimoodi, et ta niimoodi jätkuvalt ütles iseendas, et kui ma vaid saaks puudutada Jeesust, saaksin ma terveks. Ja see ei olnud selline maailmavaade. See oli seal juudi naine, ta maailmavaade oli Adonai Echad. Nagu juudi usutunnistus ütleb, et Adonai Echad, ehk et issand on üks ja ainus. Tema maailmavaatega oli kõik hästi, aga tema kehaga ei olnud. Ja ta oli kuulnud, et Jeesus räägib millest? Millest Jeesus rääkis? No okei, ta rääkis seal paljudest asjadest, eks ole, et erinevad need tähendamissõnad, mis seal olid ja nii edasi. Aga ma mäletan vist äkki oligi see Kenneth Hagin vist, kellele nägemuses issand ütles, et see Luuka 4.18, kus Jeesus ütles, et issanda vaim on minu peal, kus ta tsiteerib tegelikult Jesaja raamatut ja seepärast on ta mind võidnud, ehk teiste sõnadega ta on andnud mulle väe, parandada haigeid, avada pimedate silmi, äratada surnud üles ja nii edasi. See naine oli kuulnud seda Jeesuse kohta. Ta lihtsalt ei olnud kuulnud mingisugust maailmavaadet Jeesuse kohta, et mingi prohvet kuskilt Natsaretist käib ringi mööda maad, vaid ta kuulis seda, sest ta tuli Jeesuse juurde puudutama teda, et terveks saada. See oli see, mida ta tuli ju saama. Järelikult oli midagi sellega seoses kuulnud. Mitte lihtsalt, et tempel on ja vaja seal
maksu maksta ja mis iganes, eks. Ta oli kuulnud seda ja Jeesus rääkis nendest asjadest. Ja ta tuli ootusega ja see ootus väljenduski selles, et nagu ingliskeelne see Amplified Bible, she kept saying, et ta nagu jätkuvalt ütles seda, see on niimoodi, et ta lihtsalt mõtles, okei, et noh, lähme proovime, tead. Vaid see oli tema sees, ta oli kuulnud sellest. Aga see oli jõudnud tema südamesse ja see oli selline aktiivne ootus. Nüüd sa ütled, et aga noh, ma ei tea, et kuidas ma nüüd nagu vahet teen, et kas on mu peas või see on mu südames ja ma ei saa üldse mitte midagi aru, mis sa räägid seal. Kui sa oled sellises olukorras, et sa üldse midagi aru ei saa, siis on aeg hakata lugema piiblit. See on aeg hakata lugema piiblit. Ja sest piibel ütleb, et Jumala sõna, Heebrea kiri, seesama Heebrea kiri, seal 4. peatükis ütleb niimoodi, et Jumala sõna on see, mis teeb vahet hingel ja vaimul, liikmetel ja üdil. Et kui sa loed piiblit ja Jumala püha vaim hakkab selle piibliraamatu kaudu sulle rääkima, siis järsku saad aru, et sa oled vaimolend. Et sa ei olegi lihtsalt üks selline keha ainult. Sa oled vaimolend. Sa saad aru sellest. Ja siis saadki sealt edasi hakata nagu liikuma. Ja nüüd sa küsid, et okei, ütleme nüüd need inimesed võib-olla küsivad, kes nagu saavad küll aru sellest, et mis on süda, et nad on natukene erinevad asjad mõistusest ja südamest. Selline sõna nagu intuitsioon. Et kindlasti igaüks meist on seda kogenud. Sa oled vahest nagu tundnud lihtsalt kuskil enda sees. See ei ole selline loogika, selline meeste maailma loogika, 2+2. Vaid see on selline lihtsalt selline intuitsioon sinu sees. Sa järsku tunned, et midagi läheb valesti. Sa peaks palvetama hakkama. Mäletad, kunagi ma rääkisin selle loo, kuidas ma sõitsime autoga Tallinnast Pärnusse ja ma palvetasin, ma tundsin enda sees järsku, lihtsalt mitte peas, aga ma enda südames järsku valu ja sellist nagu tugevat sellist nagu survet, et ma pean palvetama. Ja nii kui ma silmad kinni panin, siis ma nägin, et auto läheb küll libisemisesse ja ma ei hakka seda lugu nüüd pikalt üle rääkima, aga lihtsalt see intuitsioon, mis on sinu sees. Nüüd sa küsid, et kuidas ma saan selle enda sisse? Täpselt nii, nagu Merike ütles. Et kui ta täna siia ette tuli, ta ütles et Marek tuli mu juurde, ütles räägi midagi, ma ei teadnudki, mida üldse rääkida, ma isegi tahtnudki midagi rääkida, ma tahtsin lihtsalt tulla siia Jumala rahva keskele, aga siis ta enda sees palvetas. Et lihtsalt anna siis mulle midagi öelda. Järsku ta tundis oma südames, et tuli see sõnum minevikust. See on see, kuidas see sünnib. See on see, kuidas see tuleb sinu südamesse. See on see võti. Aamen. Aitäh. Okei, liigume siit natukene edasi. Ja, nii et siis usk, see, millest mina räägin, eks ole, see on vahend. Ja me tuleme korra veel siia 11. peatükki tagasi, aga vaatame korra Peetruse kirja. Jakoobuse kiri on siin veel nende vahel ja Jakoobuse kiri räägib väga-väga palju ususta. Ma proovin siit kuidagi niimoodi üle minna, et ma ei hakka sealt Jakoobusest rääkima. Nii, aga okei, ma sain siit Jakoobusest üle praegu. Ma juba tahtsin siin hakata ütlema, usupalve päästab tõbise, aga okei. See on Jakoobuse 5. peatükk, aga liigume siin 1. Peetruse 1. peatükk. Ja ma tahan tuua sellise hästi olulise paralleeli usu kohta, mis annab sulle sellise hea arusaamise, kuidas see asi töötab. Et kuigi ma täna ei räägi väga palju sellest, kuidas see töötab, ma räägin rohkem võib-olla sellest, mis ta on, aga see on üks selline väga-väga hea paralleel, mille issand mulle andis ja mis mulle nagu ka tegi asjad palju selgemaks. 1. Peetruse 1. peatükk ja põhimõtteliselt siit võiks nagu lugeda juba mis iganes 1. salmist peale, aga loeme siit näiteks salmist 6 just. Sellest te väga rõõmutsete, kuigi te nüüd vajaduse korral pisut kurvastute mõnesugustes kiusatustes. No kui palju teil on selline kogemus elus? No tuleb ette, eks ole. Kõigil tuleb. Vahest tuleb väike kurvastus on ju, sest elu ei ole ju kogu aeg lill ka ju. Või kellel on? Salm 7. Et teie usk, kui see on läbi katsutud, mäletate seda Jakoobuse 1. peatüki sõnumit, mis ma rääkisin? Et teie usk, kui see on läbi katsutud. Läbi katsutud. Nüüd ära arva, et kui see usk nüüd tuleb su sisse ja on selline elav ja vägev, et siis kõik ongi selline halleluuja kogu aeg. Ei ole. Ja seal on oma põhjus, miks ei ole. Aga sellest ma ka täna ei räägi. Leitaks kallihinnalisem olevat kullast.
mäletate, ma ka alguses rääkisin kullast, mainisin midagi. Mis kaob ja siiski tules läbi katsutakse. Kui paljud teist teavad seda, et kulda tules suure kuumuse juures, et mis juhtub? Et see kullas puhtus ja see mustus, mis seal sees on metallis, et see tuleb sealt, eraldub kullast. Ma isegi huvi pärast vaatasin YouTube'is selle kohta päris huvitavaid videosid seal, kuidas päriselt seda kulda niimoodi kuumutatakse ja kuidas siis tõepoolest ta läheb niimoodi vedelaks ja kuidas sealt eraldub siis see, ma ei tea, kas see nimetatakse räbuks või? Ja, et saaks seda päris puhast asja. Mis on kõige väärtuslikum. Aga pane tähele, selles kirjakohas, loeme selle lõpuni, mis kaob ja siiski tules läbi katsutakse, aga see ei ole nüüd punkta, siin on koma. Nüüd mõni mõtleb, et see usk on ja kogu aeg mingid katsumused ja testid ja kogu aeg jama käib ja kogu aeg ma pean sellega tegelema ja mingisugune tramburai käib kogu aeg. Jaa, see käib, aga sa ei pea siin peatuma. Mõne inimese usuelu ongi ainult selline, et kogu aeg on mingi läbikatsumine. Aga ta ütleb siin niimoodi, ja oleks teile kiituseks ja hiilguseks ja auks. Ja nüüd kõik usklikud, kes on oma mingit asja uskunud lõpuni ja on saanud kätte selle imelise, kallihinnalise kogemuse, selle vastuse Issanda käest. Need võivad koos minuga öelda, jaa, see on nii, Marek, see on nii, see on nii. See ongi mulle kiituseks, hiilguseks ja auks. Ja see on see, et sa tuled üles ja räägid, et oli selline olukord, selline asi juhtus, Issand tegi midagi, olukord muutus. See ongi see, mis on kiituseks ja auks. Aga pane tähele, selles kirjakohas ta võrdleb usku kullaga. Nüüd kuld selles tähenduses siin üldse piiblis, tal on tegelikult raha mõiste. Ja ma mäletan, kuidas ma sain selle ilmutuse, et nii nagu raha toimib nii-öelda selles maailmas siin, füüsilises maailmas, kommertsiaalses maailmas, kaubanduslikus maailmas, eks, samamoodi töötab usk vaimses maailmas. See on hästi sarnane sellele. Ja nagu ma ütlesin alguses, punkt 1, et ma ei räägi usust, mis on maailmavaade, vaid ma räägin usust, mis on vahend. Ja usk on nagu kuld. Usk on nagu raha. Nüüd, mismoodi raha toimib? Kõik me teame seda, aga siis, kui sa küsid seletust, keegi ei oska midagi öelda. Aga usk on maksevahend, eks ole. Sa vahetad, lähed poodi, mis iganes, mingit kaupa ostma, mingit teenust tarbima, lähed juuksurisse, annad midagi, saad midagi. Täpselt samamoodi vaimses maailmas. Sa annad usu, oma ootuse, oma kannatlikkuse ja kannatlikkuse ka. Ma tean, see sõna ei meeldi tänapäeva inimestele. Aga sa annad seda ja sa saad vastu mida? Hebra kiri ütleb, kes usu ja pika meele tõttu pärivad selle, mis on tõotatud. Ja see sama Peetruse kiri, järgmine kiri, nii-öelda see teine Peetruse kiri, seal on öeldud, et läbi tõotuste me saame osa Jumala rikkalikust loomusest. Need on need võtmed. Need on need võtmed. Ja mõtle selle peale, et kui sul on raha kotis niisugune korralik summa raha, mis sinuga toimub siis? Sa tahad midagi. Ütleme, tahad reisima minna kaugele maale, maksab palju raha. Ei taha sõita võib-olla selles turismi istme peal, tahad seda business klassis sõita näiteks, eks ole, mis maksab ju veel palju rohkem. Ja sul ei ole seda raha, aga sul on see unistus või see soov, see mõte, sa tahaks minna. No ma toon lihtsalt sellise näite, võib-olla mõnel on see unistus seal, ma ei tea, auto võib-olla või mis iganes, maja. Ja ma räägin praegu natukene paralleelselt nagu materiaalsetest asjadest ja siis, kuidas see nagu raha töötab, eks. Nii. Ja lähme tagasi korra sinna Hebra 11.1. Jah, lähme sinna 11. peatükki tagasi. Mis ma siin ütlesin? Selle vastu, aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Sa ootad midagi, eks. Et sul on mingi soov, aga sul ei ole raha. See on täpselt samasugune situatsioon, et
sa usud ainult mentaalselt. See on täpselt sama asi. Sa usud ainult mentaalselt. Selline mõte on, selline võib-olla isegi elevus on, aga seda substantsi, seda raha, seda väge, mis reaalselt teeb võimalikuks selle, mida sa ootad ja unistad, seda ei ole. Aga mis juhtub sinuga? Sa käid tööl, sa saad palka ja sa tead, et palgapäev tuleb. Ja sa saad selle raha. Ja võib-olla, ütleme, sa küll esimesel palgapäeval ei saa kogu seda raha, et minna sellele reisile. Aga see mõistus töötab nagu üks korralik selline kompuuter. Sa hakkad kalkuleerima ja mõtlema, et okei, ma panen igast palgast natukene midagi kõrvale. Mida sa paned kõrvale? Paned seda väge, seda ostujõudu. Mida öeldakse raha kohta? See on ostujõud. See on ka reaalne jõud. Reaalne vägi, mis töötab füüsilises maailmas, kommertsiaalses maailmas. Ja nüüd, mis toimub, ongi see, et sa hakkad seda väge natukene kõrvale panema ja sellel hetkel, kui sul on nagu tekkinud see summa kõrvale pandud ja kogunenud see summa täpselt, et sa saad minna, sellel hetkel sa tunned, et mitte ainult see sinu unistus ja see soov, aga see reaalne vägi on sinu sees, on sinu ka. Kas pole niimoodi? Eriti veel siis, kui niisugune korralik klots taskus, sa ikka kohe tunned, et see on olemas. Ei ole ainult niisugused soovid ainult sinu sees, aga see vägi. Ja ma mäletan, see oli ka tõesti, nüüd ma räägin ka seda, mida ka mulle mingi võib-olla 30 aastat tagasi Issand ilmutas mulle seoses selle 11.1 salmi kohta, siis ma küsisin ta käest, et aga mis see siin nagu täpselt siis tähendab. Ja ta ütles mulle sellise huvitava lause, mille üle ma nagu alguses jäin nagu mõtlema, et kas ma nüüd, et mis asi see nüüd nagu siis täpsemalt siis tähendab. Siis ma teadsin, et ma olin kuulnud, et Issand ütles, sest ma täiesti selgelt tundsin seda enda südames. Ja ma küsisin seletust selle kirjakoha kohta, et ütles mulle niimoodi, et vaata, et see usk siin selles kirjas kohas, see on minu vägi. See on minu vägi. See on minu vägi, mis, ja niisugune huvitav lause tuli minu sisse, et mida sa saad nii-öelda teaduslikult kasutades luua neid asju oma ellu, mida sa nagu unistad, loodad, ootad ja soovid. Ja mõtlesin, mis see sõna teaduslik seal nagu pidi sees olema. Me siin oleme usklikud ju, mis teadus. Mitte nüüd uske teadus kuidagi niimoodi väga vaenlased oleks, mitte seda ma ei tahtnud öelda. Aga ma hakkasin mõtlema selle sõna teaduse peale. Ja mis iseloomustab teadus? Mis on selline teaduse selline põhiprintsiip, millele kogu teadus rajaneb? Me kõik tahame olla teaduse usku, eks ole. Meil kasutame sellist lauset või sellist terminit nagu teaduspõhine. Mõned aastad tagasi hästi populaarne. Kõik meie juhtivad poliitikud kasutasid sellist terminit ja ikka eestlastena tead, meil on raamaturiiul kodus ja me ikka oleme sellised lugejad ja sellised usume teadusesse ja haridusse. Aga teaduse selline üks põhiline fundamentaalne printsiip on see, et ühesugustel kordustel põhinevad ka ühesugused tulemused. Et erinevates teadusharudes on see korduste arv erinev, aga ta peab nendele kordustele andma samu tulemusi. Ei saa niimoodi, see ei saa kogu muutuda. Et seal on küll mingisugune väike nii-öelda vea protsent lubatud, aga see peab andma samu tulemusi kogu aeg. Ja siis ma sain aru, et see käib ka usu kohta niimoodi, et ta annabki samadel kordustel samu tulemusi, samadel kordustel samu tulemusi. On see huvitav teie jaoks? Veel jutlustajatel on see asi, et me vahest tahame seda natukene võid lehvitada näiteks. Jees, aitäh sulle. Siis me oleme inimesed, me ka vahest tunneme, et äkki nad ei tahagi seda kuulata, mida ma räägin. Ja, et inimestena me vahest ka vaheme väikest sellist. Mõni rohkem, mõni vähem. Et ja nüüd, kus me siis täna oleme? Me oleme täna mingisuguses X olukorras, eks ole. Mis on meie nagu ootus? Me tahaks, et ruum oleks rahvast täis. Võib-olla me tahaksime, et haiged saaksid terveks. Võib-olla me tahaksime, et mis iganes. Seal on nagu miljon asja, mille peale sa võid mõelda. Ja mis siis nagu see võti siis on sellele asjale? Usk. Usk on võti.
et ma siia nüüd lõpetuseks tahakski nagu veel korra öelda sulle sellist asja, et Jumal töötab erinevatel viisidel. Nagu sa tead, on ju erinevad ametid, pastorid, eks ole, evangelistid nagu rohkem tuntud, aga seal on ka prohvetid ja apostlid ja palju erinevaid ameteid. Ja Jeesus ka, kui ta käis ringi ja rääkis oma sõnumit ja teenis inimesi, siis nüüd uudis, kõik haiged ei saanud terveks. Ja kõiki muid igasuguseid imesid ka, mis seal juhtus, ei sündinud kõikidele inimestele. Kus sa tead seda? Et ju Piibel ütleb, et haiged said terveks, surnud äratati üles ja nii edasi. Ja, ütleb küll, aga see sündis nende inimestega, kes tulid Jeesuse juurde. Mäletate seda lugu, kui pärast Jeesuse taevaminekut Peetrus oli vastu võtnud Jumala väe ja läks templisse, kus Jeesus oli ka palju kordi käinud. Ja mäletate, seal oli üks halvatu, kes oli olnud tema ihust alates halvatu palju aastaid. Nii et ta oli kindlasti nagu näinud, kuulnud Jeesusest, aga ta ei olnud terveks saanud. Ta sai alles siis terveks, kui Peetrus sinna kohal ilmus. Nii et kõik inimesed ei saanud. Ja issand näitas mulle väga selgelt, et on erinevad kutsumised ja asju sünnib. Ja tuleb mingi jutlustaja ja inimesed saavad terveks ja need asjad sünnivad. Aga need ei sünni alati ja need ei sünni mitte iga ühele sellisel viisil. Aga see, mis sünnib alati sulle, on see, kui sa isiklikult usud Jeesusesse, usud temasse, palvetad tema poole, otsid teda, ootad teda ja nagu need muud elemendid, millest me järgmine kord räägime, kannatlikkus ja nii edasi. Sa saad alati vastuse. Kui sa ei ole saanud vastust, siis oota, küsi issanda käest ja sa saad alati vastuse. Võib-olla see vastus ei ole päris see, mida sa ootad, võib-olla see vastus ei meeldigi sulle, aga sa saad alati vastuse issanda käest. Ma võin sulle seda öelda oma enda 40 pluss usklikuks olemise kogemuse baasil põhjal. Sa saad alati vastuse. Kõik ei ole alati niimoodi sündinud, et ullella-trullella, halleluuja, 100%. Aga kõik suuremad asjad, ma olen alati saanud vastuse. Ma ütlen sulle isegi niimoodi, et ma olen isegi ette teadnud seda, millal mu lähedased inimesed koju ära lähevad. Sest ma olen küsinud neid asju Jumala käest. Ja üks selline suur usumees, Smith Wigglesworth ütles niimoodi, et kui sa oled juba haige voodis, sa oled juba hiljaks jäänud. Sa pead nende asjadega hakkama tegelema juba täna. Sest Piibel ütleb, et täna on see päev, täna on päästepäev. Kas on nii raske siis küsida issanda käest? Olla temaga osaduses, võtta temaga aega, võtta Piibel, lugeda, olla palves, küsida issanda käest, kuulata, mida ta ütleb. Sa ütled, et aga ma ju palvetan, aga ma ei kuule midagi. Ma palveta rohkem. Mida Jeesus teeb ühele, seda teeb ta ka teisele. Kui ta rääkis oma apostlitele ja nagu Piibel ütleb, et neile rääkis ta kõik need tähendamissõnad ära, erinevalt nendele, kes olid väljaspool, siis ta teeb seda ka sulle. Ja ta ei tee sinust apostlit. Aga sellest me ei räägi ju praegu. Ma räägin sellest, et kas issand annab sulle vastuse. Jah, annab. Jah, annab. Vahest sa lihtsalt ei kuule seda vastust, sellepärast sa ei taha seda kuulda. Mul on ka elus olnud selliseid asju. Aga ma tean, et kui ma olen neutraalne, ma saan selle vastuse. Aga see võti, et sa saaks selle vastuse, see on usk. Ja usk, nagu me rääkisime, mitte maailmavaade, vaid see ootus. See vahend, nagu raha töötab, eks ole. Sa paned usu selle sisse ja saad selle vastuse sealt. Paned oma usu sinna sisse ja saad selle vastuse. Halleluuja. Amen.